tere, suurakesed! Täna me räägime natukene sõna kuulamisest. Mul oli hiljuti üks tore vestlus lapsega ja meil tuli temaga teemaks sõna kuulamine. Ta kurtis mulle, et vahel ta kohe üldse ei taha sõna kuulata, et kas ta ikka peab alati sõna kuulama. Kusjuures ma mõistan teda väga-väga hästi. Vahel tulebki ju kratt peale ja jonn tuleb sisse ja üldse ei taha oma vanemate sõna kuulata. On ju teile ka see ilmselt tuttav olukord? Noh, ei taha üles tõusta, kui hommikul aetakse üles lasteaeda, kooli on vaja minna. Ei taha ka teha kooli ega koduseid töid, eks ju, kui ema-isa ütlevad, et on vaja teha. Või siis ka see õhtul õigel ajal magama minemine, et no lihtsalt ei taha. Ja ma mõistan, meil kõigil on aeg-ajalt see mingi väsimus ja jonn peal ja ka mina vahest ei taha teha mingeid asju, mida peab tegema. Aga sõna kuulamisega on nii, et oma ema, isa, oma vanaema, vanaisa sõna lihtsalt peab kuulama. Isegi kui sulle tundub, et su vanemad on liiga karmid ja piiravad sinu vabadust liiga palju, siis paraku on nii, et nemad on täiskasvanud, neil on elukogemus ja järelikult oskavad nad sind ka kaitsta ohtude eest. Sina lihtsalt oma väiksema elukogemuse pealt ei tea veel kõiki asju ja ei oska ette näha, millised ohud sind võivad varitseda. Ja piiride seadmine on vajalik, teate miks? Näiteks, sa ei saa olla lõpmatuseni üleval. Sinu keha vajab ju und teatud koguses selleks, et su keha saaks hästi toimida. Ja kui sa ei anna oma kehale piisavalt uneaega, siis su keha võib lihtsalt katki minna. Kuidas sa siis sellest aru saad, et su keha on katki läinud? Katkise keha peale hüppavad viirused väga kergesti ja sa jäädki haigeks. Tuleb nohu ja mis iganes. Need on esimesed asjad, eks ju, et sa muutud ka väga-väga jonnakaks, oled üleväsinud ja muud hädad ka, nii et keha võib katki minna. Siis veel üks asi, et sa ei saa käituda teistega päris nii, nagu sulle pähe tuleb. Ka siin peavad olema piirid teada. Sa pead teistega arvestama. Sa pead olema aus ja õiglane. Kuidas see siis sinu igapäevaga nagu kokku käib, ongi see, et sa ei saa ju üksinda laiutada liivakastis lõpmatuseni või kiikuda kiigel nii kaua, kuni süda lustib. Ikka pead jagama teistega liivakasti, kiiku, mänguasju. Sa ei saa teistelt ära võtta ju mänguasju, aga ole ise lahke, jaga enda mänguasju ka. Palju hullem on see, kui sa lihtsalt võtad, ei arvesta teistega ja siis, kui teiste mänguasjad lähevad veel katki. No paha lugu, eks ju. Sellepärast ema, isa keelavadki ja ütlevadki, et sa pead küsima. Inimesed on loodud koos elama. Me iga päev puutume väga paljude inimestega kokku ja sellepärast on hea meil kõigil üheskoos hästi hakkama saada. Et meil oleks hea läbisaamine. Ja muide, ma tahan sulle öelda, sa oledki väga õnnelik laps, sest sinu ümber on väga palju häid inimesi, kes kõik sinust hoolivad. Sul on alati abi olemas sinu vanemate näol, sinu lähedaste näol. Ja parim, mida sa teha saadki, selleks, et kõigil oleks tore ja hea olla, ongi see, et sa kuulad oma vanemate sõna. Muide, sõna kuulamine või kuuletumine ei tähenda üldse mitte pimesi niiviisi reeglite ja seaduste täitmist, aga see on vajalik. See on vajalik sellepärast, et siis me kõik saame rahus elada. Ja muide, ega siis inimene enne tark ei ole, kui ta rumal ei ole ära olnud. Täpselt nii ongi. Ka mina olen täna veel väga-väga rumal ja õpin iga päev uusi asju juurde. Ja mina
pean ka kuulama oma vanemate sõna. Ükskõik kui suured me ei ole, me jääme oma vanematele ikka lasteks. Ja ikka kuulame nende sõna, sest nendel on suurem elukogemus, nemad on elus rohkem asju näinud. Kui nüüd aga juhtub nii, et sa ikkagi oled mingisuguse pahandusega hakkama saanud, seda ikka juhtub, on ju? Siis parim, mida sa teha saad, on see, et sa palud vabandust. Kui sa palud andeks, siis sinu vanemad mõistavad, et sa oled oma pahateost aru saanud, mõistnud, et nii ei tehta ja et sa rohkem ka nii ei tee. Muidugi, kui sa oled andeks palunud, siis ei tähenda kohe seda, et sa oled lõpuni aru saanud oma veast, on ju. Sellepärast ongi väga oluline rääkida ja arutada oma vanematega, et mida see sinu pahategu endaga kaasa tuua võib. Ja kuidas siis oma vanematele nii-öelda kinnitada, et sa oled oma pahateost nagu aru saanud ja et sa tõesti päriselt ka enam nii ei tee, siis tasub oma pahategu kuidagi heastada. Teha toredaid asju, mis su vanemaid rõõmustavad, lihtsaid igapäevaseid asju, mida nagunii sul palutakse teha. No seesama asi, mis ma mainisin, et teed ilma käskimata oma toa korda, korjad mänguasjad põrandalt ära, viid mustad sokid musta pesu kaussi või kappi, kus iganes see must pesu siis käib, on ju. Kui sul toas vedelevad mustad taldrikud, nõud ja tassid, viid need pessu, paned nõudepesumasinasse. Oled selles mõttes tubli ja toimetad ja teed seda kõike, mida me kõik nagunii peame tegema, aga teed seda nagu sõna lausumata. Usu mind, ema-isa märkavad seda, et sa püüad olla parem. Sa püüad tõestada, et sa oled aru saanud sellest, mis sa ennem pahasti tegid ja et sa päriselt ka näitad oma tegudega, et sa oled tublim ja püüad. Kõige olulisem on proovida teha paremini. See on kõige olulisem. Mul tuli selle lapsega veel selline asi ka jutuks, et näiteks ta küsis minu käest, et kas ta peab kuulama kõigi võõraste inimeste sõna. Teate, see on väga-väga hea küsimus, väga hea ja õige küsimus. Lepime nii kokku teiega, et te kuuletute nendele inimestele, keda sa tunned ja keda sa usaldad. Nemad soovivad sulle alati head ja sellepärast nendele tuleb kuuletuda. Aga ülejäänud võõraste inimestega käitud sa lihtsalt viisakalt. No näiteks pakud bussisistet või kui poes on vanaproua, kes palub sul lugeda hinnasildlilt hinda, sest ta lihtsalt unustas oma prillid maha ja ta ei näe, siis on see väga viisakas, kui sa talle ütled, palju see piimapakk maksab või vorstijupp või mis iganes. Teate ju küll, nende siltide peal on nii väikesed kirjad ja vahest jäävad vanainimestel prillid maha. Ühesõnaga, kui võõras inimene palub sinu käest sellist abi, siis jää viisakaks ja ole abivalmis ja aita. Küll aga panen ma sulle südamele, et kui tekib nüüd mingi niisugune imelik olukord, kui sul palutakse teha midagi sellist, mis sulle kohe tundubki, et see on nagu imelik, et selliseid asju ju võõras inimene ei palu, siis sa eemaldud ja lähed kohe ära. Sa lähed lihtsalt ära ja sa lähed räägid oma vanematele, et vot selline imelik olukord oli. Nii et minu vastus on, te olete targad ja tublid ja nutikad, kõiki võõraid ja imelikke inimeste palveid ja soove ei pea täitma. Aga te olete hästi kasvatatud ja väiksemaid soove ja palveid ka võõraste inimeste puhul tasub ikka täita. Kommipaberi ülesvõtmine, bussis istumise pakkumine, nagu ma juba ütlesin.
poes kuskilt riiuli pealt millegi alla sikutamine. Vot sellised asjad. Rääkige nendel teemadel oma ema-isaga, et mis asjad on need, kus te võite võõrastele inimestele nagu nende palveid kuulda võtta ja neid siis nagu abistada. Vot nii. Ma loodan, et sellest oli natukene abi. Mul ikka tuleb lastega selliseid toredaid vestlusi ette ja siis ma arvan, et on hea teile ka rääkida. Nii et, mis me siis täna läbi käisime? Selle, et sõna tasub kuulata, kuuletumist kui sellist oma vanematega peab lausa harjutama. Kui sa oled teinud pahategu, siis palu vabandust ja tee oma pahategu kuidagi heaks, heade asjadega. Seda märgatakse, alati märgatakse. Vot nii, selline sai tänane väike reis kuuletumise maale. Rääkisime sellest, võib-olla järgmine kord räägime mõnel teisel teemal või mure, mis südame peal on, ikka leiame lahendused. Ärge nina norgu laske, olge ikka uudishimulikud ja näeme varsti jälle. Tšau, sõbrakesed!